Heakene küll, võtame selle mängu kokku. Esimest poolaega vaadates tekkis küll korraks selline tunne, et täielik déjà vu. Et sealt, kus me kevadel selle TalTechiga lõpetasime, siis just kui täna me siit jätkasime, et käis väga punkt-punktis mäng, aga lõpuks ikkagi ta meile nagu ära tuli, et mis need võtmekohad olid, mis meile see mängu siis lõpuks võidu ära tõid? Ma arvan, et teisel poolel me saime natukene paremini kaitses hakkama, küll mitte perfektselt, aga siiski natuke paremini saime lauad kätte, saime jooksma ja siis tuli lihtsaid korve ja siis saime enesekindlus üles ja siis vahe kasvas ja neljas veerandaeg juba oli siuke, mida öelda, et nagu kindel, aga ma ei näinud, et TalTech mingit suur spurti veel teeb. Vaatsen riietusruumis mängu eel rääkisid meestele väga selgelt ära, mis on võrreldes eelmise mänguga vaja muuta. Kas nägid sa neid muutusi või siis nii-öelda paremuse suunas või on tegelikult ikkagi selleks veel väga vara, et seda näha märgata? Samm-sammult, et mingid asjad läksid paremaks, mingid asjad on nii-öelda tüüpvead praegu, mida tuleb kõrvaldada, aga samm-sammult lähme paremaks, et neljas mäng meil. Ja ütleme, need välismängijad tulid ka ju alles kohale 23. august, et me pole veel tegelikult kuutu aega koos olnud, et samm-sammult lähme paremaks. Videot tuleb kõvasti vaadata, trenni tuleb veel teha, aga ütleme, hea algus. Vaatsen, et tõenäoliselt kõigi suureks rõõmuks ka siis täna said lõpuks platsile Rait ja Emils, et võib siis öelda, et nendega on juba asi nii hea, et kannatab täitsa mängida ja edaspidistes mängudes on nad kindlasti juba rohkem saamas minuteid. No vaatame, et natuke ikkagi hoidsin neid, ei tahtnud neid liialt üle mängida. Loodame, et tagasilöök ei tule, et eks nüüd homne päev on targem kui tänane, et eks täna meil keha soe ja eks homme hommikul vaatame, kuidas neil seis on, aga selles mõttes arsti poolt nagu nii-öelda on luba olemas, et saavad mängida. Aga jah, tuleb ettevaatlik olla. Teine point muidugi, millest me ei saa üle ega ümber, on see samane Jõgeva ja siis sinu nii-öelda kodukant ja siis ka see väga äge maja koos selle saaliga, et kas see tekitas ka mingisuguseid emotsioone, mingid tundeid kuidagi selle võrra rohkem, et kui mängida kuskil, kus iganes mujal saalis, siis ikkagi oma kodukandis siin oma toetajate ja inimeste ümber, kes ikkagi väga teid mõlemad hästi teavad, et omas see mingit efekti? Ma ei tea, kas ta efekti nagu, aga enne mängu siin käisime Gustase ja Jaaguga jalutamas ja väga hea on nagu näha, et Jõgeval ka ikkagi elu muutub, majasi renoveeritakse, siuke suur saal nagu on tehtud siia, väga head võimalused, et kui siia mingi hotelli asi ka juurde panna, siis siin võiks väga mõnus olla laagerdada, et selles mõttes on hea meel näha ja Jõgeval on alati hea olla, et ikkagi kodukoht. Aga loodame, et siis mingi aja pärast ikkagi siin Jõgeval ka see Kossu asi nagu kuidagi nagu läheb suuremalt käima, et iseenesest siit on mängijaid ja treenerid tulnud, et täna ka ju tegelikult Kaarel Välb on Jõgevamaa poiss, kes on ka Raplas mänginud, on ju, et loodame, et Jõgevalt tuleb neid mängeid veel ja loodame, et siin see asi läheb käima. Lõpuks küsin sellise asja, et see väga vinge kleeps, mis siin põrandal nüüd sai spetsiaalselt valmis tehtud, et ei saa sellest üle ka ümber, et kas rullime lahti ja võtame kaasa või jätame maha? Ma arvan, et jääb Jõgevale, et mälestuseks siia, et võib-olla saad kuskil seina peale panna või mis iganes, et tõesti promo ja kõik oli väga kihvt ja kahjuks mõned üksikud kohad olid, aga ikkagi suht hea melu oli ja saali mõttes ka, see on niisugune väga mõnus saal, et isegi kui võib-olla ei ole täitsa täismaja, siis akustika on nagu väga hea ja see publiku melu ja olu tuleb väga hästi nagu siia väljakule kaasa. Selge, suur tänu, aga nüüd siis kütame kodu poole. Enne sööma ka ikka. Õige.